tere, mina olen Kitken ja mina olen Võru noortekeskuse juhataja. Tere, mina olen Merle Koik ja töötan Võrumaa Keskraamatukogus arendusjuhina. Kahe asutuse koostöös sündis suurepärane projekt, millest Kitken räägib võib-olla natuke lähemalt. Ja projekti nimi oli Raamatukapid Võrulinna ja koostöös siis Võrumaa Keskraamatukoguga teostati idee siis, et noored malevas käisid raamatukogus tegemas raamatujahti, said kõigepealt teada, kuidas raamatukogu süsteem töötab ja lisaks sellele siis meisterdasid koos juhendajaga 2 raamatukappi. Üks on nendest paigaldatud Tammula randa suvel ja teine bussijaama. Talveks koliti rannas olev kapp Kagu-keskusesse. Ja Merle räägib sellest, kuidas on raamatukappide täitmine läheb. Raamatukappide täitmine on jäänud raamatukogu pooleks ja me käime vähemalt korra nädalas, vaatame üle, mis sinna on kogunenud, sest tegelikult mitte ainult meie ei vii sinna raamatuid, vaid see raamatukappide idee on läinud kogukonnas väga hästi käima. Inimesed on toonud sinna raamatuid, aga kahjuks on ka vahepeal selliseid väärtunud ja musti raamatuid, mille me siis sealt vaikselt ära võtame ja jälle hoiuraamatukogust saadud uusi raamatuid asemele viime. Aga inimeste tagasiside nende raamatukappide kohta on olnud lihtsalt suurepärane. Et ma olen öelnud kolleegidele, kui tahate kiita saada, siis minge tehke raamatute kappe Võrulinnas, sest alati tuleb mõni inimene, kellel on midagi selle kohta öelda. Tundub, et tõesti inimesed on väga raamatute inimesed, sest me oleme saanud ohtralt tänusõnu, on uuritud projekti kohta, on uuritud selle kohta, kes selle teostasid. Nii et minu arvates absoluutselt korda läinud projekt. Ja veel, mida ma tahaksin öelda, see raamatujaht, see koolitusüritus, mida Kitken enne mainis, see toimus raamatukogus ja selle põhimõte oli noortele selgitada, kuidas raamatukogu töötab. Me oleme seda teinud ka varem ja oleme üritanud teha nii, et noored otsiksid siis riiulite pealt kohaviida järgi, kõik raamatukogu töötajad teavad, mis on kohaviida järgi raamatud üles, aga paraku on see osutunud natukene raskeks. Et seekord me tegime seda nii, et andsime noortele autori ja raamatu pealkirja ja kes kõige kiiremini riiuli pealt selle õige raamatu üles leidis, oli ka võitja. Et seal oli ka võistlusmoment juures ja see oli väga huvitav noortele. Nad on nüüd palju teadlikumad sellest, kuidas raamatukogu toimib ja käivad märksa tihedamini raamatukogus. Ja meie ütleme aitäh rahastajale, et meil oli võimalus see projekt ellu viia, et noored nautisid seda protsessi täiega. Aitäh!